meie teine teema on väga põnev teema, et liputajad ja kuhu nad kadunud on, varem oli nagu iga nurga peal kuulsid, et nagu randades ja lasteaedades ja koolides ja mul on üks vandenõuteooria, millest ma varsti räägin, aga küsiks sinu käest, kuhu nad kadunud on? Ma ei tea, kui ma noor poiss veel olin, et siis oli kogu aeg see, et läksid bussi peale ja siis mingi onu tahtis noksi näidata või telekast vaatasid ja öeldi kogu aeg, et ärge liikuge Mustamäel peale kella 9 õhtul, et seal on üks ohtlik liputaja, kes siis jookseb ringi ja taob pihku nähtavasti. Aga viimasel ajal pole nagu üldse kuulnud ja pole näinud, et telekas kuskil hoiatatakse liputajate vastu, et kuskil Facebookis keegi ütleks, et joo, sina halli peaga mees, troll number 3 peal, miks sa pihku tagusid? No lihtsalt ei ole, see on nagu siuke surnud kuritegevuse liik vist. No mina ütlen, mul on siuke vandenõuteooria. Sama nagu hobuse vargustega, need väga ei toimu enam. Noh, kurat seda teab, mul on siuke vandenõuteooria, et võib-olla ma olen ise paranoiline, aga kui me nagu mõtleme, et varem, et kuidas me üldse nagu teada saame, et liputajad liikvel on, et tavaliselt me nagu loeme uudistest, eks ole. Just. Ja kes neid uudiseid siis nagu kirjutavad? Tavaliselt on sellised ajakirjanikud, eks ole. Nii. Aga kui liputajad on ise ajakirjanikud, kas nad siis kirjutaksid nendest? Ei kirjutaks ju. Võib-olla kõik liputajad on läinud ajakirjanikeks. Kui sa vaatad need autolobjakad, sa vaatad ju silma, sa ju tegelikult näed. No sa sisimas ju näed, kui sa vaatad silma, tegemist on ju liputajaga. Sa ju näed ju seda, aga ta ei hakka ise enda kohta artiklit kirjutama. Ma ei tea, kui hea ajakirjanik ta muidugi on, minu teada ta on mingi kuredi kolumnist, aga võib-olla ta on siis ka poole koha. Tänapäeval on ju kõik ajakirjanikud, kel vähegi ajurakke puudu on, siis tituleerinud ajakirjanikuks ja läheb. No muidugi jällegi, kui sa võtad siukse nurga pealt, kõik ajakirjanikud oleksid liputajad, siis nad võib-olla just ütleksid, et noored naised, jumal eest ärge liikuge kuskil mujal peale selle ala sellel kellaajal, et siis maksimaliseerida võimalikult seda inimeste hulka, kellele siis oma šlongi näidata kuskilt. Ja vaata, see on jällegi siuke veidi tabu, kuna osad ajakirjanikud võib-olla ikkagi ei ole liputajad, palju on naisi, no mõni naine kindlasti käib flashimas ka, aga kindlasti on ka vähe viisakamaid või sellised, kelle erektsiooniprobleemid on, et nemad ka ei käi liputamas. Et see on siuke 50-50, et nad on võib-olla siuke vaikne kokkulepe, et lihtsalt uudistes ja telekas enam ei kajastata seda, siis rahulikult, kes tahab, see käib ja las siis olla. Jah, aga üldiselt vanasti ka ju inimesed ikkagi tegid hädakisa siis, kui liputajad olid kuskil. Võib-olla on probleem pigem selles, et tänapäeval on sul internetis nii mugav enda kodust liputada lihtsalt, et sa ei peagi õue minema. Paned eestlaste kolmnurk lahti ja stream sisse ja... No, Pornhubis on üks video üleval, soovitan. Seal on üks vaimse puudega naine, kes... Mis platvorm see Pornhub on? Pornhub on siuke hea multika sait. Aha, okei. Et sealt saab häid multasi vaadata ja üks lemmik multa on eestlaste kolmnurk muidugi, et see on siuke väike screen grab, kus siis vaimse arengupeetusega naisterahvas, kes elab hooldekodus, vabal ajal kuulutab iha.ee-s, siis näitab mingi paarile 1000 inimesele oma private partse. Aha. Ei olnud ilus vaatepilt, aga see oli üks esimesi liputamisjuhtumeid, mida ma nüüd viimase 5 aasta jooksul olen näinud või isegi kuulnud. Sellepärast, et ega me ise tavaliselt Pornhubis ei käi eestlaste kolmnurk otsimas, et täitsa saadeti linki öeldi, et vaata seda, õudne kuritegu. Aga mis siis teha tuleks, kui puutud liputajaga kokku? Noh. Ma olen ise mõelnud, kui mees tuleb, siis võib-olla tuleks riist maha lõigata, et mis sa liputad. No jah, aga see tähendab seda, et siis sa pead nuga käes kogu aeg ringi jalutama. Kas sa siis ei jalutagi? Käimas olevate protsesside tõttu ei kinnita ega ei lükk ümber. Arusaadav. Aga noh, näiteks on variant, et hakkate temaga juttu rääkima. Kui tahab liputada, näitab seal oma munni, taob pihku. Kui ta veel meesterahval näitab ka, siis ilmselgelt tal midagi peas sassis. Või tal küsid näiteks ralli kohta, et kas tal viimane ralli meeldis, mis Ott Tänak sõitis ja mis ta sellest kuradi Power Stage'ist arvas. Võid küsida talt näiteks seda, et kas tema arvates tõesti Puškin oleks pidanud edasi elama ja kas see ei oleks mitte just teda kirjanikuna lükanud vähem kuulsaks, sest praegu Puškin on just kõige kõvem mees tänu sellele, et ta nii noorelt ära suri. Eks seal kindlasti oli iva sees, aga tegelikult... Või siis anna talle lihtsalt räigelt molli, see on ka variant.
ma olen alati mõelnud selle peale, kas ilmatüdrukud on ka nagu liputajad, et kui me ütleme, et Reporteris, kui palju nad karjääri seal teinud, Liis Lass ja sellised, et nende kuulsus on korrelatsioonis sellega, kui napiks nad riideid tõmbavad. kuule, see on töö ju, see on töö ju. See on see ilmaennustus, ega see lihtne töö ei ole. Ei ole, tõmbab kuradi naha tõmbab märjaks ja siis sa kuradi sitsid seal rohelise ekraani ja sa üritad aru saada, kuhu ma kätt suunata, et mitu kraadi täna Rakveres on. Aga siis ongi, tõmbab naha märjaks ja siis võtab bikiinide peale. Ja tihtipeale on muidugi raske uskuda seda, et need blondid bimbod on kõik kõrgelt haritud ja meteoroloogid. Aga nii on tegelikult. Tegelikult on, et üks mu sõber rääkis, et siis kui ülikoolis käia, et kõige parem koht, kuhu minna, meteoroloogia instituut. Midagi siukest. Õpid kuradi ilmavennaks ja naisi nagu muda, et see on ka ainult blonde bimbosid täis. Et mehi sinna kahjuks väga ei sattunud. Üks Peep Taimla sattus vist, aga see oli mingi nõukaaeg. Nii et. Just. Aga kui me räägime liputast, see võib nagu veel suke karjäärilüke olla, et ma tean, üks Eesti tuntum on Linnar Priimägi. Kõik teavad, et tuntud liputaja ja tema elab väga head elu ja kõik on korras. Eestis väga austatud figuur meil. No, kelle jaoks on austatud, kelle jaoks mitte. No hobi peab inimesel olema, seda ma ütlen alati. Kuidagi tuleb emotsioone välja elada. Kuule, terviseks. Oi, Flet. Kuradi siirupivesi. Vittu. Sisemne soomlane korra avaldus välja, et väga vabandan. Perkele. Aga liikume siis järgmise teema. Kindlalt järgmise teema. Ma mõtlesin, et sa tahad rääkida veel siin kuradi paljastest noksidest natukene. Ei, ma arvan, et paljastest noksidest praegu pole üldse rääkimist ujuvad. Aga naisliputajad. Naisliputajad. On meil midagi rääkida naisliputajatest? Miks teid rohkem ei ole? Naisliputajad, see on see, mis... Kutsume üles naisi rohkem liputama. See oleks täiesti okei, et kui te kuskil mujal ei julge, et siis Ponga Camps on...